Tere taas! Täna, nagu ikka, järjekordselt on meil tuua teile üks huvitav auto ja seekord ma ei piirdu ainult autoga, vaid ka selle emotsiooniga, mis selle autoga kaasneb. Ütlen kohe ära, et tegu on siis Chevrolet Lumina APV-ga, kuid miks ma sellest autost räägin, kohe jõuan selleni. Ma alustaksin sellest, et ma ise olen autodega tegelenud väga pikalt, juba aastakümneid ja kui me läheme ajast tagasi umbes 30 aastat, siis nagu tollal ikka, et ma olin kõvasti noorem kui praegul ja need autod, mis mind siis huvitasid, olid ikka niisugused kallimad, erilisemad, Ferrarid, Porsched, Jaguarid, Corvette'id ja nii edasi. Tavaliselt autod mind tollal nagu väga ei kõitnud. Ja nii see elu oli. Aga mida aeg edasi, seda rohkem siis hakkas tekkima võimalus reaalselt autodega nagu kokku puutuda ja nagu elus ikka või vähemalt nagu minul kombeks, ma arvan ka paljud teistel, oli niimoodi, et kui ikkagi võimalus on pigem midagi nii-öelda paremat võtta, siis ikkagi lähed seda parema teed. Ma toon näite. Ütleme, et teile pakutakse võimalust näiteks sõita, kas on nii-öelda Tšaika, Volga, Mosse, Zapakas, suure tõenäosusega te valite kõigepealt Tšaika. Ja kui järgmine kord sama pakkumine tehakse teile, siis oled Tšaikaga sõitnud, valite Volga ja nii edasi. Ja lõpuks kindlasti jõuab kätte üks hea aeg, et kuigi on valida ka Tšaika, te valite Zapaka, kuna Tšaikaga on juba eelnevalt sõidetud ja teiste autodega ka. Ja mul oli tegelikult samamoodi, ma toon näite jälle elust enesest, et näiteks, ütleme nii, et ma olen sõitnud kõikide 911 põlvkonna Porschedega, kõikidega ja mõne põlvkonna puhul ka siis mitme erinev mudeliga, kas siis tavamudel või turbo ja nii edasi. Kuid selle autoga ma esmakordselt sain sõita pärast seda, kui mul sõber oli selle ostnud, nii et see oli kuskil 6 aega tagasi. Siit hea näide, et need erilisemad autod, eks ole, need on minu jaoks juba võib-olla natuke rohkem tehtud-nähtud teema, kuid need tavalisemad autod, millest ma ei osanud võib-olla kunagi nii väga lugu pidada, nüüd on need minu jaoks nagu huvitavad. Või toome jälle ühe näite elust enesest, et ütleme, et meil on uus autode kokkutulek, mis meil on seal? Meil on seal hunnik Corvette'si, meil on hunnik Camarosi, Mustangeid, Challengere, meil on kindlasti mõned suured tagavelised sedan Cadillacid, mõned Lincoln Towncarid ja nii edasi. Aga taaskord, minu jaoks on see kõik niisugune tehtud, nähtud, omatud teema ja ei paku väga pinget. Samas, kui ma näeksin seal võib-olla need autode vahel mõnda, ütleme siis nii, ütleme, et 9. teise poole mõnda tavalist Chrysler Stratust, mis on originaal seisukorras, väga hästi säilinud, või näiteks mõnda vanemat Ford Taurust, siis minu jaoks on see palju-palju põnevam. Nii, ühesõnaga, ja see ongi nagu üks põhjus, et miks mulle tänapäeval võib-olla nii, et rohkem emotsiooni valmistavad, ütleme, et siis nii-öelda lihtsalt tavalisemad autod. Need autod, mida võib-olla kunagi mul nagu ei olnud väga seal nii-öelda radaris, aga nüüd nad on minu jaoks huvitavad ja seda enam, et need on vähe säilinud. Et isegi kui me ju, samamoodi, kui me räägime USA autodest, eks ole, et neid Corvette ja Camaros, need on ikkagi hoitud, eks ole, aga mingid tavalisi autosid, kas või sellist, need on enamus on läbi sõidetud, nii et vähe on neid säilinud, nii et iga kord, kui ma neid niisugust mõnda näen, mul teeb kohe niisugune mõnus emotsioon. Aga teine põhjus on ka muidugi see, et minnes ajas tagasi, et kui ma olin kõvasti noorem mees, nii-öelda, siis oli minu jaoks täitsa okei, või läheme päris sinna, ütleme, et kuskil seal olin 18-aastane, 20-aastane, pigem 18, oli siis täitsa ju normaalne, et päev läbi olidki kuskil veitsid autoga koos, eks ole, võib-olla raha ei olnud, võib-olla terve päev ringi sõita, aga istusid parklas, sõitsid purksi, rääkisid tüdrukute juttu ja nii edasi. Ja seda enam, kui sul oli veel mingi äge sportauto, eks ole, ja mis sest, et oli ebamugavam, kui võib-olla mingi sedankirjaga auto ja kui sul oli veel valida mingi niisuguse eriti, ütleks siis raju variandi vahel, mis oli madalam, jäigem, mingi suur tiibõi taga, siis igal juhul võtsid veel selle ka pigem. Ja vaatama sellele, et see oli hästi ebamugav ja nii edasi, aga noortemeeste värk. Aga nüüd on mul ikkagi nii, et mulle meeldib elu nautida, mulle meeldib, mul on mõnus ja seetõttu ma olen hakanud nagu asja nagu nii-öelda teise nurga alt nagu hindama ja tõesti mingi niisugune keskmootoriga boliid, eks ole, et kus mul väga ruumigi pole, siis mul tõesti niisugune tunne, et mis ma sellega teen. Aga teine asi muidugi, mis kohe lisandub, on see, et kuna ma nagu nii palju autoga tegelenud elus, et siis on ikka see, et nii palju on sõidetud juba. Ja mul on nagu, mida aeg edasi on nagu raskem leida autole kasutust, seda enam, et mina nagu inimene, kes alati ütleb, et kui on hobiauto, sellega tuleks sõita, tegeleda. Mitte nii, et korra aastas käid võib-olla kuskil kokkutulekul ja teine kord käid vist siis ülevaatusel. Ja nii ongi lood, et ma olen siin tegelikult Eesti nii-öelda ristivõiku läbi sõitnud, otsinud põhjust oma hobiautsi kasutada. Toon jälle näite elust enesest. Aastaid tagasi tekkis mul mõte, et kuna Eestis on 47 linna, et siis ma kõik tahaks kõik need ära avastada, kelle läbi suhelda kohalike inimestega ja siis, kui ma eksi, oli 3 aastat tagasi, vist 2022 suvi,
kui ma võtsin viimase linna, mis oli minu jaoks siis Räpina. Nii et ühesõnaga Eesti mul avastatud, olen käinud ka juba Baltikumis ja mujal, nii et aina raskem on leida nagu põhjust autot kasutada, seda enam, et ma elan ise Tallinna kesklinnas, kus kes ise teab, eks ole, ei ole väga mugav liigelda. Ma käin seal pigem, et saada kiiremini, kas siis kasutan ühistransporti või lausa käin jala. Nii et jah, mul on aastast aastast aina keerulisem on leida kasutust oma hobiautodele, et ongi nii, et kui nädala möödas või poolteist nädalat möödas, siis mõtlen, et nüüd on viimane aeg jälle autot liigutada, et nagu öeldakse, et mis liigub, see kulub, mis seisab, see laguneb. Nii, ja sealt ka see, et sellised autod, mis on võib-olla minu jaoks nagu praktilisemad, mugavad, mõnusamad, on tänapäeval kindlasti rohkem minu huviorbiidis kui mingisugused raudsportautod. Seda enam, et ma olen raudsportautodega juba sõitnud, neid omanud ja nii edasi. Ja ühe asja ütlen veel, et meil kunagi kes on vaadanud, meil oli see 5 osast koosnes YouTube'i saade, et meie kanalil, et kuidas osta klassikalist autot. Ja seal ma tõin ka välja, et seal oli vist 5 põhjust, et miks võiks kaaluda, eks ole, ütleme, et lapsepõlvuunistus, teine variant oli siis, et lihtsalt tahaks sõita vanema autoga, kolmas oli, et nii-öelda isegi praktiline kasutus suvel, ja 4. oli vist elustiili viljelemine, viimane oli siis investeerimine. Ja lähtudes kas või sellest praktilisest kasutusest, ma lihtsalt ütlengi, et see kord, kui ma selle autoga sõitsin esimest korda, oligi nii, et mul oli vaja, mul abikaasa sugulased tulid Soomest külla, pidime sõitma teiste sugulaste juurde Tapale Tallinnast. Ja siis oligi, meil oli 7 seltskond ja mõtlesime, et kas me siis läheme 2 autoga, aga kuna mu sõber oli nõus laenama, mõtlesin, et proovin sellega ja tõesti, see mahtus 7 inimest, nii et see oli super hea lahendus antud olukorras. Ja sellest tulenevalt ma võib-olla leian käest olukorrast, kui keegi mu käest küsiks, et kas ma pigem tahaksin omada Lamborghini Diablot või näiteks, ma ei teagi. No võtame näiteks siis kurvasilmse ehk siis V210 E-klassi, võtame isegi universaalkere ja paneme sinna vahele, miks mitte V8 mootori ehk siis mudel E420 või 430. Ja küsimus on, kumba ma tahaksin, ma ütlen niimoodi, et jah, võib-olla Diablot ma omaksin ainult sellepärast, et saada plusskirja, aga kumba ma tegelikult tahaksin, kummal mul rohkem on kasutussõitu, kumba ma naudiksin, selge see, et seda Mercedes, sest mis ma selle Diabloga teen, oleme ausad, mul isegi koduhoovist, kui ma keeran välja, mul tuleb see mingi niuke üsna mehine lamapoisseenik, sealt ma üle saan ja mis edasi saab, Eestis ju, kus ma ikka taga saan eesmärgi päraselt sõita, perega ma sinna kuskile mis iganes, näiteks Palangale ma sellega ei lähe, aga näiteks selle E-klassiga, E420, universaal, nahksisu, kõik lisad, värgid, mugav, kliimad, asjad, ülimõnus auto, et sõidad 1000 kilomeetrit jutti ja super. Et siit ka põhjus, tegelikult miks ma nüüd on rohkem nagu juba kordan ennast hakanud niisugust autot siin nautima. Aga ma räägin teile nüüd ka ära, mis autoga tegu on. Et tegelikult ma ütlen ühe asja veel ära vahele, et mul pärast tuleb veel üks point, et üks hinnapoint ka, aga selleni ma jõuan hiljem. Et tegu on siis jah, et Chevrolet Lumina APV-ga, et selle auto oli ka nii-öelda 2 sõsarmudelit, üks oli siis Pontiac Transport ja teine oli siis Oldsmobile Silhouette. Ja tegelikult see kontsept, seda esitleti juba aastal 86 ja seda reklaamiti välja kui auto uuest aastatuhandest. Ja tootmisel läks need mudelid siis 89. aastal ja toodeti siis seda põlvkonda aastani 96. Et see konkreetne mudel on siis nii-öelda algne mudel, facelift-eelne mudel ja need toeti aastani 93 ja pärast seda tuli juba siis facelifti mudel, millel olid uuemad natuke tuled ja nii edasi. Aga ma ühe asja ütlen veel ära, et ma ei unusta, et mis selle auto puhul väidetavalt, mis see teeb eriseks, et selle auto on väidetavalt, vaata Maanteeametit, alates sellest hetkest, kui ta oli uus, on Eestis, ehk siis seal passis seisab, et alates 2. jaanuarist aastast 1990 on see auto olnud Eestist ja uuena. Nii et mis meil on siis üle 35 aasta. Ja selle auto puhul, mis ta siis natuke teistmoodi on muidugi need väljed, need ei ole originaalväljed. Need väljed väga hästi sobivad selle autole ja need kuuluvad sellisele autole nagu Eagle Vision, mida müüdi siis Euroopas siis Chrysler Vision nime all. Mul kuna konjuka auto, nii et minu jaoks on need väga-väga tuttavad väljed. Ja muide lihtsalt nagu öeldakse, et Eesti on väike ja maailm on väike. Et tegelikult see sama inimene, kes ostis ära minu Chrysler Visioni, omas vahepeal seda autot, aga need ei ole selle
selle minu visioni väljed, sest ma nägin seda autot juba enne nende velgedega, nii et need ei saa olla samad väljad. Nii, aga jah, et tulles nüüd tagasi selle auto juurde, siis on esiveoline ja sellel on 3,1 liitrine V6 mootor, millel on üsna tagasihoidlikult 90 kilovatti, aga kuna Newton-meetrid on omajagu, siis tegelikult sõit on taga täitsa hea. Hiljem, kui me eksi, oli see paar aastat hiljem, tuli valikusse, oli võimalik osta ka 3,8 liitrine mootor ja siis mingi hetk mõlemad mootorid vahetati välja 3,4 liitrise mootori vastu. Aga sellel jah, mudelil on automaatkujukast ja 3-käiguline. Ja ma korras ütlen ära, mis see tähendab Lumina APV, mis tegelikult oli Chevroletil ka tavaline Lumina mudel tootmis, mis oli siis nii-öelda sedaankere või kupeekere, aga nii-öelda sama nime võtsid Lumina, aga APV tähendab siis All Purpose Vehicle. Ehk siis, kes iganes tahab tõlgib ära, All Purpose Vehicle. Et see tähendab seda 3 tähte. Ja ma vaatan, kas ma nüüd saan selle kapotiga lahti, siis ma alati näitan, mis on meil karul kõhus. Et siin on jah siis 3,1 liitrine V6 mootor. Opla. Ja seal ta on. Et siin on niisugune nii-öelda vanakooli mootor, push-rod mootor, ehk siis nukkvõll on siis keskel mootori plokis. Ei ole ülemisi nukkvõlle, aga lihtne mootor, vastupidav mootor, robustne mootor, nii et niisuguse auto puhul jälle see, et juppid on odavad, USA-s põhimõtteliselt saab kõike, nii et nagu naudid. Et kui sa võtad mingi niisuguse eksklusiivse pilli, siis hakka aja seal neid juppe taga, aja see raha kokku, et neid juppe osta, nii et täitsa mõnus. Ja üllatavalt ökonoomne, et kui ma seda kasutasin, oli niimoodi, et sõber andis mulle täispaiga auto, ma käisin ära, Tapal tagasi ja pluss natuke vist veel, et üle mingi 250 kilomeetrit võib-olla, mis ma sõitsin. Ja pärast tanksin täis ja klõkst tegi mulle see tankur ja mul läks, ma vaatasin, et keskmine kulu oli niisugune 10 liitrit 100-le. Mis on tegelikult sellise auto kohta väga-väga okei arvestades. Ta on ikkagi üsna suur ja ikkagi V6 mootor. Ja üks oluline asi, mida ma mõtlesin mainin teile selle lõpus, ja tegelikult ma vist oleks pidanud teile mainima alguses, aga mainin keskel, võimalik paneme selle algusesse, on see, et miks ma tegelikult sellest autost räägin, on see, et alati on võimalik osta, leida tahtmise korral endale hobi auto, mis on odav, aga mis on tegelikult väga-väga äge. Et ma loodan, et mul sõber nüüd ei pahanda, aga sest, et see info ei ole nii-öelda saladus, sest kuna see auto osteti oksjonilt, sealt on nii-öelda võimalik leida, palju sellest maksti ja kõik saavad vaadata, palju meil tänapäeval see registreerimistasu, aga see auto läks maksma, auto hind pluss registreerimistasu, et registreerimistasu oli vist isegi natuke suurem kui see auto hind ja kokku läks see maksma auto peaaegu 1000 eurot. Nii et selle raha eest on ikkagi väga-väga auto. Nii et kõik, kes tahavad julgevad viljeleda hobiautondust ja kellel nii-öelda on see stiili ja tahtmist, et kindlasti võiks vaadata igasuguseid variante, et ei pea alati mõtlema, et tuleb osta Porsche või mis iganes imepill. Aga ma näitan ära, et miks see auto siis on väga kihvt. Et lähme siia korra sisse. Oota. Tõmba ka lust. Vaata, kas tuleb. Vaata. Ei ta lahti või? See lukkus lihtsalt. Ei tule. Vaata nüüd. Küll ta tuleb. Vaata, ma teen seespoolt lahti. Ära naera nüüd. Oota. Nii. Siin on näe. Nii, et ma näitan see autot seest, et see näeb minu silmis üliäge välja.
punane, mõnus, pehmed istmed. No väga äge, et seda sai tegelikult 3 versioonis, tegelikult 4. Et oli võimalus siis nii-öelda siis, et ees oli 2 istet, keskel 3 või nii-öelda keskel 3 ja tagamaalt ühtegi või et ees 2, keskel 2, taga 2 või siis nagu sel autol ees 2, keskel 3, taga 2 ehk siis 5. variant, 6. variant, 7. variant ja tegelikult sai osta seda autot ka nii-öelda siis, kuidas öeldakse, cargo van, mis eesti keeles on, ma ei tea. Kaameramees oskab tulla öelda see. Ühesõnaga, buss ja ees 2 istet ja taga oli siis transpordiruum. Aga jah, hiljem oli niimoodi, et need ülejäänud variandid võeti maha ja pakuti ainult see nii-öelda 7-kohalist varianti, sest tegelikult neid istmeid saab sedasi tagasi liigutada ja välja võtta. Nii et see on ülimugav. Ma näitan kohe, kui mugav siin on. Oh! Noh, istud nagu droonil. See on nagu tõesti mugav ja ma ei valeta teile, selles mul on olemas enda jaoks võrdlus, et ees, pärast me sõidame ka, juhi istmel on palju mugavam kui uues S-klassis, uskuge mitte. Mul on seal rohkem ruumi, mul on seal parem istuda, seal on pehmem istuda. Kõik see nii-öelda see, ütleks siis ruumiline tajuvus, nähtavus klaasist välja on palju-palju parem. Nii et siin on nagu super. Et see, ja teine, näiteks võtame siin ideaalne roadtripi auto, istud keskele, jalad lükkan ette, no kuulge, kus ma sellist asja saan tänapäeval? Ma tean, et Lexus müüb mingit uut masinat, oli vist Lexus LM, mis on mingi niuke buss ka, kus sul on mingisugused seatavad istmed, aga mul on tunne, et seal ei ole üldse nii mõnus kui siin. Et see on nagu ülipehme kaamera, mis võib-olla tuleb korra sisse, istub ka. Muidu arvab niuke, tuleb ma valetan. See on täis taevas, nagu nendes Maybachkides on. Seal maksad sellest 1000 €, siis on see tasuta. Ja vaata, siin on, mis selle auto puhul on ka need vanad USA autod, neil oli see nii-öelda see white body ehk lai kere, et mina istun siin, ma ei ole kõige väiksem meesterahvas, kaamermees istub seal, ei ole kõige väiksem meesterahvas ja meil on siin ilus keskel veel 3. istmele ka, mitte 3. istmele, vaid 3. inimesele ruumi. Nii et 3. iste 3. inimesele. Nii et siin on super mõnus istuda ja väga äge. Ma räägin, see on tõesti nii, et olge julged, proovige erinevaid autosid, ärge kartke. Et võtse arvesse, mis auto maksis. Isegi see ei pea ostma sellise, ostad võib-olla, kui leiad, ostad siis võib-olla natuke korralikuma, mis iganes. Ei ole palju makstud, seda emotsiooni on nii palju. Et ma ütlekski niimoodi, et meil oli see need 5 kategooriat, mida võiks nagu kaaluda hoobiauto ostul. Et praktilisus on olemas, nagu ma ütlesin, ma käisin sellega oma pere ja sugulased võtsime ka 7 kesi, läksime Tapale, väga mugav oli. Roadtripi auto ehk elustiili autod võiks olla. Pange näiteks sinna taha luugi peale mingi niuke klepekas, Tallinn, Vladivostok, ja mingid vahepunktid ka. Okei, juba täna peal ei ole see kõige popim sihtmärk, pange siis Tallinn, Kaplin ja uskuge mind, teil tulevad inimesed juttu rääkima, kus oled käinud kaugel. Nii et selle punkt saame kirja. Vana autona sõidumõnu, pärast sõidame jälle, et väga mõnus. 3. punkt on kirjas. Rääkis investeeringust tegelikult, kui nüüd osta hästi korralik leida, kui leida. Neid on raske leida, kuna ma ütlesin, need autoneamus on juba läbi sõidetud, aga investeeringuna täitsa kaaluda, sest et nagu on näha igasugused need vanad Volkswagen bussid või need vanemad Jeep Wagonerid, Grand Wagonerid, need on kõik kinda läinud. Et ma arvan ka selline auto, et läheb, kui ta juba praegu kindlasti korraliku eest võib-olla juba USAs, kus need nagu rohkem fännatakse, makstakse juba päris ilusat hinda. Nii et need lähevad, ma arvan, veel rohkem hinda, kui nad praegu on või ei ole. Nii et 4. punkti saame ka kirja. Ja kui rääkida nüüd 5. oli see lapsepõe unistus. Keeruline öelda. Mul oli kunagi üks lastekaaslane, kellel oli niimoodi, et ta üldse autod ei huvitanud. Aga ta võtsid igasugused traktorid ja teetöömasinad, siis ta alati käis vaatamas, kui midagi ehitati, vaatas buldooserid ja ekskavaatorid, nii et ma arvan kindlasti on inimesi, kelle jaoks ka see võis olla unistusauto, et tõesti ta nägi nii äge välja, et võib-olla tänapäeval seda raske mõista, aga ma mäletan muideks minu sellel onul oli 90. alguses selline, tal oli küll see Pontiac, kui ma eksin, nii et see siis see Pontiaci versioon autost, aga punane, aga see nägi väga ulmekas välja, sest et tal oli veel digispidode värgid. Nii et see oli ikka üli äge. Nii et nagu niuke
tõesti nagu auto tulevikust, nii et ühesõnaga auto, mis suudab tegelikult vajadusel meie 5 punktist 5 punkti täita. Ja ma võin öelda, et ei Ferrari Testarossa ega Lamborghini Diablo ega mis iganes niuke auto ei suuda 5 punkti täita, kuna neil puudub kas või praktilisus. Nii et väga-väga mõnus. Ja nagu ma ütlesingi enne, näitasin Diabloga, et kui ma autoga ma tahaksin rohkem reaalselt sõita omada, siis loomulikult mul on sellise autoga palju mugav, sest ma olen Testarossaga sõitnud, mis mul on. Pea on laes, rool on siin põlvede vahel ja ei ole ülimugav. Muidugi kaameramees juba teeb mul suuri silmi siin, et ma pean vist praegu lõpetama. Et ma näitan ära ka, et taga ma juba kiitsin, et kui hea siin ees istuda. No vaadake, ükskõik, mulle meeldib alati istuda niimoodi jalad laiali, et mul ei ole see mingisugust laia kõrget keskkonsooli ees. Ma tean, et selle osas nüüd vaidleb mul kaameramees vastu. Me kunagi rääkisime, et talle just meeldib, et kui ta on niimoodi nagu sisse müüritud, tegib kindla tunne, aga mulle meeldib laiuta. Mul on siin mugav, see on otse mõttes kui kodus diivanil. Ruumi on, pehme on ja kui te vaatate nüüd seda rooli, te mõtlete, et kas see on aftermarket rool, ei ole. See on originaalrool ja ma ei tea miks, aga kui see auto toodeti, otsustati, et see sama rool on olemas siis nii-öelda sellel kupeel, mis oli see Lumina Z34 ehk siis niisugune sportlik variant sellest tavalist autost, nad otsustasid selle rooli panna sellest autosse. Hiljem väidetavalt asendati see Camaro rooliga, aga juba see rool iseenesest on niisugune, et võtaks siit välja, paneks koju seina peale. Aga lähme teeme tiiru. Et ütlen juba ette, et see on niisugune mõnus mahe veekuus hääl tuleb siin esile, aga see lisab ainult feelingut. Et kuigi jah, autol ei ole kilovatti, ei ole palju, 90 nagu mainisin, siis tal on nii-öelda pöördevment on päris hea. Kahjuks peast ei mäleta, mis see oli, aga seda saab uurida, kes tahab. Aga väga mõnus sõita, meil niisugune hea kurviline tee siin ja uskumatu. Mõtlen, kui ma selle autoga esimest korra sõitsin, ma ei uskunud käest, aga on just sõita kurvilisel teel. Sõidab nagu, ma ei saaks öelda sportauto, aga ma ütlen nii, et see on nagu vana sportauto. Et isegi mõned vanemad sportautod, ütleme, et seal juba ikkagi vanemad, on vedelamad ja ebakonkreetsemad ja kui see. Et tal on üllatavalt täpne hea juhitavus. Meil on siin niisugune mõnus 90-kraadine kurv ja naksti. Aga super, Et ta on tõesti nagu, asi ei ole selles, et loomulikult selle autoga see ringrada ei sõida, aga ta on nauditav. Et lihtsalt need autod, et kui ma olen roolis, mida ma sellest nagu nautida, neid ei ole palju ja seda enam, et tänapäeval need uued autod on niivõrd heaks läinud sportautod, et need üldse, et ma saaks neid nautida, need kiirust peavad olema niivõrd metsikud suured, et mul ei ole võimalik neid kuskil nautida. Et ongi. Sõitsin, aasta tagasi oli võimalus, sõitsin Lamborghini Huracaniga ja ma ütlen ausalt, see oli minu jaoks üks igavamaid sõite, kuna see autoga oli minu jaoks igav sõita. Et võib-olla kui ma oleks, ma ei tea, kus kohas Kringaja peal saanud kihuta sellega, võtta viimast, siis oleks võib-olla mul teine emotsioon, aga nii kui ma sõitsin, minu jaoks täitsa, ma ütlen, tuim auto. Ta oli võib-olla nii hästi, et püsis teel, et lihtsalt ma ei tundnud mitte midagi selle autoga. Aga siin on puhas fun. Et ei kõla vist väga nii-öelda tavapärast, et kui keegi ütleb, et selle autoga on isegi kohati igav sõita sirget teed, kuigi selles mõttes kõik on hästi, ta on väga mugav, sest tahaks lihtsalt minna ka kurvisel teele, sest seal kurvisel teel on see auto lihtsalt nii mõnus. Öeldakse, et alati tuleb vaadata inimese emotsiooni, selle järgi hindas. Mul on täna, võib-olla kõik arvad, mul on erakordselt hea tuju, aga mul lihtsalt tõesti selle autoga, mul on hea tuju. Ja kui ma sellega sõitsin, siis ma rääkisin kõigile, et uskumatu. Ma olin too hetkeks juba sõitnud, nii-öelda too hetkeks oli alles tegelikult 6 aega tagasi. Ja mingi rohkem kui 1000 erineva autoga, nagu ma ütlesin, igasugused Ferrarid, Porsche, Viperid ja nii edasi. Ja ei ole palju autosid enam, mis suudab mind üllatada. Et vau, kihv, aga see suutis. Ja nii ongi. Ja teine asi on, et ta on praktiline. Et isegi mul kaameramees Sten ütles, et oleks vaja road trip autod, et miks mitte.
kus sa tänapäeval saad sellist punast sisu. Et jah, ma ükspäev lihtsalt panin huvi pärast kokku, vaatasin, et konfiguraatoris uus Mercedes CLE Cabrio ja et seal pakutakse ka punast sisu, ikkagi pakutakse ainult mingid Porsche istmeid, et päris punast sisu, niisugust asja nagu, mis tänapäeval, ma ei tea, võib-olla Aston Martin teeb sulle, võib-olla, Rolls-Royce'i puhul võib-olla saad, vast saad. Bentley puhul ma ei kujuta ettegi, kas saad, võib-olla saad, aga ei ole jah väga sellist varianti. Aga see on puhas lust. Et see on niisugune mõnus, nagu alati ma ütlen, need nagu niisugused mõnusad kõrvalteed, mis meenutavad mulle neid Briti teid, künkad värgides, laud on üli hea sõita ja pehme. Sõitsin enne ühest lamast politseinikust üle, kus ma tavaliselt hästi ettevaatlikult üle ronin. Olen sellest päris paljud autoga üle sõitnud, mingi sportautodega ma hästi ettevaatlikult. Sellega ma ei võtnud isegi vaata, et võtsin küll kiirust maha, aga ta lausa nagu nii suvet läks üle, et super. Et ma arvan, mu sõber tegi nii-öelda selle 100 diili, et ta selle auto ostis. Ja sellise hinna eest veel, kuulge, 1000 eurot. Et olge julged, ma räägin, vaadake erinevad autosid, mõelge, et minge vaadake, proovige, et uskuge mind, et see üllatab teid. Et ma lihtsalt näide elust enesest, kui võtame näiteks 4. põlvkonna Toyota Supra ja paneme sinna kõrva näiteks 300 ZX-i. Reaalsus on see, et toredad autod mõlemad, aga kui sa oled ühega sõitnud, siis teine sind ei üllata. Aga kui sa hinna kõrvale paned näiteks mingisugust Žiguli, Žiguli on hoopis teistsugune sõidukogemus. Ja kui sa oled neid esimestega juba nii palju sõitnud, siis uskuge mind, see alternatiiv võib olla väga-väga magus. Nii et jah. Saab Suprast võrrelda selle autoks, on parem. Päris ausalt rääkides, ma olen seda teemat ka puudutanud vist varem, võib-olla ettevaatlikult, siis ma tean, et võib-olla meil on väga palju Supra fänne ja siis pärast seda nad hakkavad meie kanalit boikoteerima, aga ma olen sõitnud selle nii-öelda 4. põlvkonna Supraga mitu korda. Ja nii siis originaal versiooni, kus on siis 2 turbot ja siis ka versiooniga, mis on hiljem üle laetud. Võib-olla mõni veel, kui ma nüüd peaks järele mõtlema, aga võib-olla mitte. Ja ma ütlen ausalt, minu jaoks see auto emotsiooni ei valmistanud. Ma ei tea, miks. Ma ei ütle, et ta on halb auto, aga minu jaoks emotsiooni ei valmistanud. Palju rohkem on mulle meeldinud Mitsubishi 3000 GT-d, eriti veel see facelift variant, millel on 6 käigukast. Eks ole, minu vaieldamatu lemmik nende Jaapani sportautodest, võistlematest on muidugi Mazda RX-7, see on otse mõttes sportauto, mis isegi mulle palju rohkem meeldis sõita. Emotsioon mul oli näguga niimoodi. Oli palju rohkem meeldis sõita kui Honda NSX. Nii et jaa, et selles mõttes, et kui sa ütlen ausalt, Supra ei ole halva auto, väga äge auto, aga minu jaoks võib-olla emotsioon, just nimelt, kuidas mina ennast roolist tunnen, et siin on mul palju parem. See on nagu puhas fun. Et siin on tõesti nagu mõnus sõita, see on nagu nii-öelda meelelahutus. Et üks asi on ju see, et sa võid minna küll sinna heaste restorani, kalliste restorani, mingit gurmeed toitu sööma, aga ikka juhtub see, et sa vahest tuled tagasi niisuguse näoga, et ma ei tea, mis see nüüd oli. Aga võt, kui selle hea pursi kuskilt kätte saad, hea purksi, mõnus pihv, grillpihv, hea kaste, cheddari juust, siis on, mul on alati niimoodi, et väga hea olla. Kaameramees. Hea. Muide, kui ma selle näitasin seda pilti, kui ma käisin sellega seal Tapal, siis ma näitasin kaameramehele seda pilte. Kaameramehele, et tema esimene emotsioon oli see, et see näeb välja nagu surnumati auto või kirst või? Matusauto, jah. Aga minust ta näeb väga ägeda kujuga on. Ta näeb välja nagu niuke cool, bullet. Nii et minust väga äge auto. Väga mõnus, et ma räägin, me sõidame siin praegu mööda neid teid, kaameras on kõrval, et auto toimib. Et selles mõttes ei ole niimoodi, et kuidagi keerane auto sõidab kraavi. Et tõesti, ta ei ole sportauto, aga ta üllatab hästi kuidagi, ta üllatab mõnus sõita. Ma räägin, ma ei oska nüüd, võib-olla kui ma nüüd peaks temaga ringrajale minema, siis ma võib-olla, seal, ma ei tea, jääksin viimaseks, olen muidu kellega ma pean võtma nii-öelda seda mõõtu, aga niimoodi lihtsalt sõita nagu
käia trippimas, sõitmas, väga mõnus auto, noh, ta nagu fun. Et just nagu see, noh, see ei ole ainult nagu minu jutt, et kui kes tahab loeb neid... Video on siis pool tundi, kuidas Üks video on pool tunni, kus... Mis on valesti? Tähendab, ma tahtsin just väga hea, et kaameramees tõeb välja selle, et video on pool tundi, siis ma räägin, kui hea auto on. See tähendab, emotsioonid on head. Et ma ei pea siin kokku valetama, ma nagu vägisi ei pea olema viisakas ütlema, kui hea auto, see on tõesti hea auto. Ma tõesti meeleb sellega sõita. Mis on valesti? Ega tähendab, midagi pole valesti. Selles mõttes, mis on valesti? Midagi pole valesti, et ütleme, et noh, ei olegi, noh, konkreetne auto, arvestades selle hinda, ei ole ka midagi valesti. Et loomulikult siin on võib-olla, noh, nagu öeldakse, auto on väetavalt 35 aastat Eestis, et noh, kui mõni detail on siin võib-olla mingisuguse kruviga kinni lastud ja nii edasi, et noh, loomulikult see plastik, noh, siin võib-olla sõidad üle mingisugune munakivi tee, siis natuke nigiseb ja nagiseb, natuke on kuulda. Aga selles mõttes ei ole midagi valesti. Muud ma ei oski nagu välja tuua, et midagi teil halb oleks, et isegi, nagu ma ütlesin, see kütusekulu sellise auto kohta, tal on V6 mootor ka, on üllatavalt nagu mõistlik. Nii et ma ei oskigi öelda, mis on valesti, ei olegi midagi valesti. Seda enam, et noh, uus auto on lihtne remontida, juppe on lihtne saada. Nii et ainuke asi, mis on valesti, on juba selles, et see auto on mu sõbra auto, mitte minu auto. Hetkel veel. Oma otstarvet ta kindlasti täidab. Hästi täidab. Sõita on mõnus. Isegi kui mulle algselt ta võib-olla välimuselt ei meeldi, võib-olla lõpetamisele ei läheks, aga... Ja kui te tunnete, et midagi on veel puudu, vajutate seda nuppu, vajutate korra veel. Vaat, siis tuleb Retro FM. No ma ei tea. Mis siin? See on see, et... See on navigatsiooni... Seda pole, aga seda ei peagi olema. Aga selle kohta tegelikult mul ütles kunagi üks sõber küll tees kontekstis, siis autoga ütles küll kuldsed sõnad, et mõtle, kui sul oleks niuke auto on noorena. Et muidu sõidad seal oma sportautega, saad ainult ühe tüdruku kõrvale võtta, kui ma oleks selline olnud, ma oleks saanud kaasa võtta 6 tüdrukut. No. Ma tollal olin loll, mõtlesin, et noh, mis mul nüüd nii vaja neid tagaistmeid ja veel neid istmeid kot. Selline. 6 tüdrukut. 6 tüdrukut, jah. 6 tüdrukut. See on ka lapse see. Just, ja iaks juks juba valmis. Tegelikult me oleme siin väga pikalt rääkinud, üle juba poole tunni, ma ei tea, palju me nii-öelda sinna videosse siis kokku katime, neid asju monteerime. Aga lõpetuseks ma ütlen küll seda, et lihtsalt, et kõikide korda ennast juba kindlasti juba mitmed korda, aga kui tahta niisugust hobiautot, et okei, loomulikult, kui sa oled musta numbri mees, sulle meeldib käia kuskil üritusel, autot lappi kooldada, see auto ei ole sinu jaoks. Aga kui sa oled rohkem nagu mina, kelle meeldib seegelda autoga sõita, noh, ei hakka nutma ka siis, kui võib-olla mingi kivitäkke tuleb juurde, mõni kriips-kraaps, et siis kindlasti tasub vaadata igasuguseid odavaid autosid, sest hobiauto on hobiauto. Et ta vana auto, ta pakub seda feelingut, et see auto pakub seda praktilisust täpselt sama palju kui näiteks võib-olla mingisugune sama auto mingi superheas seisukorras. Ja seda enam, et siin sa võib-olla siis julged ka reaalselt käia kuskil metsas sellega telkimas, matkamas. Nii et ei tasu karta, et noh, nagu meil oli ka meie saade seal meie kanalis 5-osaline, et kuidas osta klassikalist autot, et seal me teeme ka välja, et kui sa lihtsalt tahad nautida vana autot, et sul ei ole vaja, et ta oleks mingi väga heas korras. Et noh, natuke on roostet sõidab kaasa, noh, kui hiljem tunned, et ikkagi tahad pikemaks ajaks autot jätta, teed korda ja nii edasi. Aga noh, nagu ütles, et see, noh, mul sõber just näitas, et noh, tüüpne USA auto on natuke siin pandud nende nööpnõelede kinni, aga ma ütlesin, see on sama feeling nagu Maybachis täistaevas, nii et sellise auto puhul ongi see, et võtad kaasa huumorimeele, kus sul seda on ja see on nagu super kogemus. Isegi kaameramees ütles, et talle see auto meeldib. Et küsis, millal sõitma saab minna, et millal me juba... Seda ma ei öelnud. Et kas saaks teha mingisuguse, lähme kuskile hästi... Siit läheb kinni.